Tere! Me oleme nüüdseks õppinud, et eestlased on läbi oma ajaloo olnud paljude teiste riikide ja rahvaste võimu all. Ega väikerahvastel ongi raske suurte rahvaste vahel elus püsida ja iseseisvust püüda. Kuidas see üldse võimalik peaks olema, kui meid on nii vähe? Eestlasi on ainult pisitillukene miljon, samal ajal kui Euroopas kokku on näiteks üle 500 miljoni inimese ja maailmas on üle 7 miljardi inimese. Võt see mees pakkus vastuse sellele küsimusele. Tema nimi on Jakob Hurt ja tema ütles sellise kuulsa lause. Kui me ei saa suureks arvult, siis saagem suureks vaimult. Tänases videos me räägime sellest, kuidas algas see tee, mis viis lõpuks iseseisva Eesti riigini. Me räägime rahvuslikust ärkamisajast. Ja kui Jakob Hurt ütles, et saagem suureks vaimult, siis eestlaste tee vabadusele käiski suuresti just läbi hariduse ja vaimse kasvamise. 19. sajandil jõudsid ülikoolidesse esimesed eestlased, asutati esimesed eestikeelsed ajalehed, korraldati esimene laulupidu, tuhanded eestlased hakkasid saama haridust ja nii edasi. See oli aeg, mil eestlased justkui ärkasid unest. Nad olid enne olnud pidevalt kannatajad ja alamad ning nad ei olnud justkui midagi enda heaks ära teinud. Aga nüüd nad justkui ärkasid ja võtsid oma saatuse enda kätte ja hakkasid ennast tundma ühtse rahvana. Ja sellepärast on sellel perioodil nimeks rahvuslik ärkamisaeg. See ei alanud mingil kindlal aastal, vaid pigem võib öelda, et see toimus 19. sajandi keskpaigas. Seda rahvuslikku liikumist vedasid mitmed tähtsad mehed ja naised, kelle nimesid tunneb nüüd kogu Eesti. Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann Voldemar Jannsen, Liidia Koidula, Jakob Hurt, Karl Robert Jakobson ja mitmed teised. Mõnda neist peeti isegi nii tähtsaks, et nende nägu pandi hiljem Eesti krooni rahatähe peale. Ja nad kõik nägid oma elu jooksul palju vaeva, tihti oma igapäevase töö kõrvalt, et tõsta eestlased sellisest põlatud maarahvast võrdsele tasemele teiste Euroopa rahvastega. See oli paljude inimeste pikk ja järjepidev töö, mis lõpuks tegi võimalikuks selle, et eestlased on täna vaba ja iseseisev rahvas. Respekt! See oli siis selline väike sissejuhatus. Me oleme eelnevalt rääkinud, et Eesti kuulus 18. ja 19. sajandil Vene tsaaririigi koosseisu. Samas Vene valitsejad siinsetesse asjadesse esialgu eriti ei sekkunud, vaid lasid baltisakslastest aadlikel omapäi toimetada. Ehk siis siin Eestis olid sakslased ülemkiht ja eestlased alamkiht. 19. sajandi alguses said küll eestlased pärisorjusest vabaks, aga sakslastele jäid ikka nende mõisad, riikkused ja kõik tähtsad ametikohad riigis alles. Kui mõnel eestlasel isegi õnnestus saada hea haridus ja või rikkaks saada, siis ta üldiselt saksastus ehk hakkas sakslaseks, sest muidu ei oleks teda ülemkihi seas omaks võetud. 19. sajandi jooksul hakkasid asjad siiski vaikselt muutuma. Esiteks, nagu me juba rääkisime, siis eestlased hakkasid raske töö ja vaevaga talusid endale päriseks ostma. Ja kui talu oli päriseks ostetud, siis ei pidanud enam mõisnikule midagi maksma. Kõik, mis talupoeg oma tööga teenis, jäi talle endale. Ja mõned eriti tublid talumehed hakkasid muutuma jõukaks ning nad said lubada endale vähemalt mõne lapse ülikooli saatmist. Niisiis vähehaaval jõudsid esimesed eestlased ülikoolidesse ning hakkasid ühiskonnas silma paistma. Ja need üksikud tublimad eestlased hakkasid uurima eesti keelt ja kultuuri ja hakkasid ka oma rahvusekaaslastele rääkima, et kuulge, et eestlased ei pea olema mingi loll maarahvas ja me ei pea häbenema seda, kes me oleme eestlased, me oleme tegijad. No näiteks esmalt panid sellised mehed nagu Feelman ja Kreutzwald Eesti rahvalaulude ja rahvajuttude põhjal kokku eepose Kalevipoeg. Ja see ilmus aastal 1862. No põhimõtteliselt Feelman alustas, aga siis ta suri ära ja siis ta sõber Kreutzwald oli nagu, et Feelman, ma viin su töö lõpule. Nende mõte oli siis selles, et kuna teistel suurematel ja vanematel rahvastel olid eeposed olemas ja eeposed olid hästi moest olav, siis nad mõtlesid, et teeme eestlastele ka ühe eepose. Nad kogusid rahva seas levinud jutud kokku ja tegid natuke omaloomingut ka ja siis sealt me saimegi sellise kangelase, kes tegi igasugu vägitegusid ja natuke imelikke asju ka. Igatahes Kalevipoeg andis Eesti rahvale lootust ja jõudu umbes, et näete, te eestlastel on ka oma eepos. Mis te selle peale kostate sakslased, hä? Ja eepose viimased read kõlasid ka, et aga ükskord algab aega, kus kõik piirud kahel otsal lausa lähevad lõkendama, lausa tuleleeki lõikab, käe kalju kammitsasta, küll siis Kalev jõuab koju, oma lastel õnne tooma, Eesti põlve uueks looma. Ja eestlased said nendest ridadest lootust, et nüüd Eesti saabki äkki lõpuks vabaks, pärast seda, kui ta on nii pikalt olnud võõra võimu all. Ei keegi muidugi ei mõelnud päriselt, et mingi Kalev tuleb, mingisugune 20-meetrine hiiglane tuleb kuskilt tagasi ja siis baltisakslastel on oma King Kong ja siis nad võitlevad ja siis Kalev võidab ja siis eestlased on vabadus!
Et keegi ei mõelnud päris nii, on ju, et see oli lihtsalt kirjanduslik võrdkuju sellele, et Eesti vabadus tuleb tagasi. Nii, aga veel näiteid sellest, mida olulist ärkamise ajal toimus. Näiteks 1857. aastal hakkas ilmuma esimene eesti keeles regulaarselt väljaantav ajaleht, Perno Postimees ehk Nädalileht. Selle väljaandjaks oli selline mees nagu Johann Voldemar Jansen ja selle lehe kaudu said eestlased igasugu tarka infot ja maailma asjadest hakati eesti keeles rääkima ja nii edasi. No ja siis lisaks hakkasid eestlased looma igasugu laulu- ja mänguseltse, näiteks Estonia ja Vanemuine, millest hiljem said teatrid. Aga kui te nüüd mõtlete, et mis seal laulu- ja mänguseltsides tehti, siis ei, see ei olnud nii, et mingid lapsed käisid koos ja mängisid hukakat või kulli ja laulsid põdral maa ja metsa sees, on ju. Vaid see oli vähe tõsisem asi, et käidi koori laulu laulmas ja näitemänge mängimas, ehk tegeleti kultuuriga. Ja siis sellel Jansenil tuli mõte, et teeks laulupeo. Sakslastel olid sel ajal laulupeod tavalised, aga Jansen mõtles, et teeks eestlaste laulupeo ja laulaks eestikeelseid laule ka. Ja siis 1869. aastal ehk 50 aastat pärast seda, kui Liivimaal pärisorjus kaotati, korraldati Tartus Eesti esimene üldlaulupidu, kuhu tuli üle Eesti kokku umbes 800 lauljat ja 15 000 pealtvaatajat. Ja siis eestlased olid jälle umbes, et näete, eestlastel on ka oma laulupidu, mis te selle peale kostate sakslased? No igatahes sellest sai alguse traditsioon, mis on praeguseks juba peaaegu 150 aastat toimunud, see toimub iga 5 aasta tagant ja praegu käib laulupeol tavaliselt umbes 100 000 inimest. Aga siis peale laulupeo tehti ärkamise ajal veel igasugu rahvuslikke üritusi, ma ei tea, rajati põllumeeste seltse ja karskusseltse ja muid seltse. Selline mees nagu Karl Robert Jakobson tegi veel ühe teise ajalehe Sakala, koguti raha, et rajada Aleksandri kool, mis oleks pidanud olema esimene eesti keele põhikool ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis see Jakob Hurt, kellest me siin alguses rääkisime, tema korraldas tohutu suure rahvaluule kogumise. Mis see tähendab? Jakob Hurt ja teised rahvusliku ärkamise eestvedajad mõistsid, et selleks, et teiste rahvaste seas end väärikana tunda, peaks eestlastel olema ette näidata sama vana ja rikkalik kultuur kui näiteks sakslastel või prantslastel. Aga häda oli selles, et eestlastel ei olnud kunagi olnud suuri riike ja maailmakuulsaid kirjanikke või teadlasi või uhkeid losse või paleesid. Eestlastel ei olnud sellist vana ja uhket kultuuri. Ja rahvast, kellel ei olnud suurt ja kuulsusrikast ajalugu, ei võetud tollal eriti tõsiselt. Suurem osa eestlaste kultuurist oli suusõnaline, vanad laulud, vanasõnad, käsitööoskused, uskumused ja nii edasi. Ja neid kõiki anti edasi põlvest põlve ja seda kõike nimetatakse rahvaluuleks. Me rääkisime teiega õppeaasta alguses, et rahvaluule võib olla suuliseks ajalooallikaks. Ja Jakob Hurt oli see mees, kes mõistis, et eestlastel on küll vana ja rikas ajalugu ja kultuur, aga seda ei ole lihtsalt kuskil kirjas, vaid seda kannavad oma mälus ja hinges tuhanded tavalised eestlased. Täpselt nii, nagu tuhanded eestlased jutustasid üksteisele lugusid Kalevipoest, mille Kreutzwald hiljem kokku kogus ja kirjutas eepose. Aga Hurt märkas, et kui eestlased hakkavad saama kooliharidust ja kolima linnadesse, siis nad unustavad kõik selle väärtusliku rahvaluule ära. Ja seepärast otsustas ta algatada tohutu operatsiooni selle kõige päästmiseks. Ta hakkas käima erinevates kohtades Eestis ning üles kirjutama kõiksugu vanu laule, jutte, uskumusi ja nii edasi. Ja ta kuulutas lehtedes ka, et kogub rahvaluulet. Ja üle Eesti kümned ja sajad inimesed korjasid ka oma kodukohtadest nii palju rahvaluulet, kui nad suutsid ning saatsid need tekstid Hurdale. Ja Hurda eesmärk oli seda pärimust uurida ning seeläbi rikastada Eesti kultuuri ja ajalugu. Ja Hurda ja tema abiliste töö tulemusel kogunes tohutu rahvaluule kogu, mida hilisemad põlvkonnad on veelgi täiendanud. Praegu on need materjalid Tartus Eesti Rahvaluule arhiivis, kus on ligi 1 000 000 lehekülge rahvaluule üleskirjutusi. Ja see on üks maailma suurimaid rahvaluule arhiive. Ja seda uuritakse siiamaani, sealt saadakse teada huvitavaid asju Eesti kultuuri ja ajaloo kohta, aga näiteks paljusid laule ja muusikapalasid kasutavad tänapäeva folkmuusikabändid oma lugudes. Igatahes selle ja teiste ettevõtmiste tõttu on Hurt üks Eesti ajaloo suurmehi ja tema pilt pandi ka näiteks 10 kroonisele. Ühesõnaga, kõik see rahvuslik ärkamisaeg viis selleni, et tekkis üha rohkem haritud eestlasi, nad muutusid üha enesekindlamaks ja eesti keelt hakati rohkem kasutama ühiskondlikes asjades ja kultuuris ja nii edasi ja nii edasi. Ja järgmises videos me jõuamegi selle juurde, kuidas tekkis iseseisev Eesti riik. Ja rahvuslik ärkamisaeg nii-öelda valmistas seda ette. Ilma kõigi nende laulupidude ja Kalevipoegadeta poleks me lihtsalt osanud Eesti riiki luua ja poleks isegi osanud seda tahta. Aga kokkuvõtteks. Esiteks, 19. sajandi keskpaigas oli Eestis rahvuslik ärkamisaeg.
See tähendab, et eestlased hakkasid tundma end ühtse rahvana ning uurima ja väärtustama oma kultuuri. Teiseks, 19. sajandi alguses said eestlased pärisorjusest vabaks ning sajandi keskpaigast alates said nad ka talusid päriseks osta. Tänu sellele said mõned eestlased minna ülikooli õppima. Kolmandaks, sel ajal oli haritud eestlasi vähe, aga nad andsid endast parima, et oma rahvusekaaslasi harida ja Eesti kultuuri edendada. Seda tegevust vedasid mitmed nüüdseks Eesti ajalukku läinud mehed ja naised. Christian Jaak Peterson, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann Voldemar Jansen, Liidia Koidula, Jakob Hurt, Karl Robert Jakobson ja teised. Neljandaks, 1857. aastal hakkas ilmuma esimene regulaarselt ilmuv eestikeelne ajaleht Perno Postimees, mida andis välja Johann Voldemar Jansen. Viiendaks, 1862. aastal ilmus Friedrich Robert Fehlmanni alustatud ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldi lõpule viidud Eesti rahvuseepos Kalevipoeg. Kuuendaks, 1869. aastal toimus Tartus esimene Eesti üldlaulupidu. Seitsmendaks, Jakob Hurt algatas ärkamise ajal suure rahvaluule kogumise, mille tulemusel tekkisid suured ja väärtuslikud rahvaluule kogud. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!